nüüd natukene parandada viga ja sõna daamile. Ja tänase viimasena ei anname sellele sõna mitte lugupidamatusest daami vastu, vaid sellepärast, et täna see oli niimoodi mõeldud, et hakkame globaalsetest asjadest peale ja siis jõuame siia nii-öelda kodukõrda. Et kui Aimar alustas suurtest ja ajaloolistest väärtustest, siis Sirje abiga jõuame näitega, kuidas need suured sõnad ühes kohalikus omavalitsuses võivad teoks saada. Palun! ei ole tugevaid erakondi, on küll, on väikesed, on
Keskerakond, aga see on kõik, aga ilma teevad seal valimisliidud. Ja mina siis esindan valimisliitu Sinuga Juuru. Ja ma jätan ka need siia. Sellepärast, et need, kui me 2009. aastal valimisliiduga Sinuga Juuru ja Meie Kodu moodustasime volikogu, siis nende buklettide järgi on nüüd näha, et kas see, mis ma teile räägin, vastab tõele, kas me oleme nendest põhimõtetest taandunud või mitte. Nagu ma ütlesin, Juurus ollakse kogukonna usku. Ja kuna meie valimisliit koosneb iga eriala inimestest, kõige kõvem tegelane on meil keemiadoktor, kes on ka volikogu liige ja eelarvekomisjoni esimees, siis me oleme need põhimõtted, kuidas üldse Juurus alustada volikoguga ja missugune peaks olema valitsemise stiil. Me arutasime selle üksipulki läbi, vaidlesime omavahel ja jõudsime lõpuks kokkuleppele ja meie, kes me saime valituks, osutusime valituks, ka Juuru vallavanem Margus Jaansaar on samast valimisliidust, saime ülesande, et kui te ei hakka neid põhimõtteid ellu viima, mis meil on kokku lepitud, siis me kutsume teid tagasi. Nüüd ja mis siis need põhimõtted on? Need põhimõtted on siin täna kõik ära räägitud. Toetub valitsemine kogukonnale, seetõttu alustasime meie sellest, et võtsime kokku sellest 14 külast kodanike esindajad, moodustasime arengukomisjoni ja palusime, et see komisjon ja need külade esindajad kaardistaksid ära problemaatika. Seda ka tehti ja tänaseks me oleme jõudnud nüüd sinnamaani, et ma ei tea, mõned teie hulgas seda teavad, aga kordan selle siin üle, et Juuru valla initsiatiivil on tulnud kõikide, valitsusele, presidendile ja Riigikogusse on tulnud Raplamaa kõigi omavalitsuste kirjadega, ehk siis 20 kirjaga riigireformi, kui ma ütleks nõue, võib-olla see on liiga palju öeldud, aga igatahes need paberid on nii moodustatud, et nõue on seal sees. Et lõpetame jutu haldusreformist, räägime riigireformist, mis läbistaks riigi kõiki tasandeid. See paber koosneb siis pöördumisest ja kohalike omavalitsuste problemaatika kaardistamisest. Ja ma tean, et mõnedki teiste maakondade omavalitsused on sellele reageerinud, aga ma tean, et Riigikogu tasandil näiteks on toimumas üks konverents 21. aprillil, mis toimub ka Juurus Järlepa haridus- ja kultuurikeskuses ja mille korraldajaks on Riigikogu naiste ühendus. Nüüd, Andres ütles niimoodi, et Eesti poliitikas on kaduma läinud väärtuspõhine programm ja arutlesime siin selle üle, et mis siis tegelikult on väärtus. Kõik see, millest on siin räägitud, kõigele sellele võib alla kirjutada, kui juurde lisada üks oluline lause, et kõik väärtused alati algavad inimesest. Järelikult ei ole suuri ega väikseid inimesi, ei loe, kas sa oled vallavanem, volikogu liige, volikogu esimees, sa oled inimene nagu kõik teised, järelikult meie hoiak, mis meil Juurus on, et me oleme avatud kõigile 24 tundi, võib meile helistada, meile mis tahes probleeme öelda ja kummalisel kombel on see hakanud niimoodi toimima, et ise ka ei usu, et asjad võivad nii hästi toimida, ütleks nii. Ma toon ühe näite, muidu jääks nagu sõnade tasandile. Juurus on olemas gümnaasium, aga oli olemas ka väike Järlepa kool, algkool, lasteaed, kus oli õpilasi, ütleme viimase 10 aasta jooksul oli
siis see langus oli nii, et 16, 13, 11, 9 ja 2010. aasta sügisel 6 õpilast. Esimesse klassi astus 1 poiss. Kõik viimased aastad on toimunud rahvakoosolekud, on räägitud, mis me teeme selle kooliga, kas sulgeda või mitte. Osa on vastu, osa ütleb nagu, et peaks nagu majanduslikel põhjustel, aga asja otsustas 1 koolipoiss. 2010. aasta sügisel, kui ma olin seal kooli aktusel ka 6 õpilasega ja nagu ütlesin, esimesse klassi astus 1 poiss, siis kõik rääkisid lapsevanemad, kui tore, et ikka Järlepa kool jätkab ja ikka olete õigel teel vallavalitsuse volikogu ja nii. Ja siis küsiti väikse poisi käest, et on sul hea meel nüüd, et sa saad ikka siin kodukohas õppida. Poiss tõus püsti ütles, jah, hea meel on küll, isa ema on ligidal, aga tegelikult ma ütlen ausalt, ma tahaks ikka Juuru gümnaasiumisse minna. Ja see otsustaski asja korraga, rahvakoosolekud said nagu hoopis teise värvingu ja tänaseks on kooli uksed rahulikult suletud. Tõsi, Järlepasse on kerkinud nüüd täiesti läbi ime haridus- ja kultuurikeskus ja siin on tulnud juurde uus lasteaed, 2 rühma, enne oli ainult 1 rühm ja inimestes on tekkinud usk, et kui vald nii palju panustab kultuuri, siis järelikult võib sinna kohta tulla ka elama. Praeguseks enam ei ole Järlepas müügil kortereid. Nimelt selles uues keskuses, mis avati siis möödunud aasta novembris, seal on siis koos kõik võimalik, mis võib olla ühes külas või ühes asunduses, seltside ruumid, suur saal sportimiseks, siis muidugi kõik oma köök, oma toitlustus ja kõik nii ja raamatukogu. Me oleme ka avalikult deklareerinud, et raamatutega on lood nii Juuru vallas ja raamatukogudega. Meil on nimelt 4 raamatukogu. Et hoolimata sellest, mis ütleb kultuuriminister Lang, et ta kirjutab ette mingeid nimekirju, meie raamatukogud jätkavad endiselt vaba komplekteerimispoliitikat ja alus selleks on väga lihtne. Valla poolt teavikute rahastamiseks eraldatav raha ületab kuni 4 korda riigi poolt panustatavat raha. Ja et nii on otsustatud ja selle on otsustanud volikogu ja vallavalitsus, siis on kõik väga rahul ja meil keegi ei närveeri oma koha pärast ega midagi, ma mõtlen raamatukogudes. See ei ole mitte nimme tehtud, vaid lihtsalt Juurus armastataksegi kultuuri. Näiteks kui meie eelarvet vaadata, meil on iga aastaga tekib juurde järjest rohkem mittetulundusühinguid. Kõikidele nendele eraldatakse raha, kõik nad on eelarves sees, pluss on meil veel üks väga oluline lõik eelarves, mis tekkis tegelikult koos selle sama arengukomisjoniga, millest ma rääkisin, ja see on ühistegevuse reserv. Ehk siis näiteks, kui homme või märtsikuus luuakse mingi kohalikule elule oluline mittetulundusühing, siis sellest ühistegevuse reservist võib teda toetada. Kogu see kohalik poliitika lähtubki rohujuure tasandist, et iga inimene on tähtis, et selleks, et millenigi jõuda suurtes küsimustes, peab pidama dialoogi ja saavutatama kokkuleppe ja see kõik tuleb teha ära nõnda, et ei peaks volikogus pikki diskussioone pidama. Muuseas alguses meil oli 2 valimisliiduga nii, et see teine valimisliit, meie kodu hakkas ikka rääkima, et opositsioon ja koalitsioon ja mina tundsin lõpuks huvi, et kus need siis täpsemalt on, et siin on tegemist 9-liikmelise volikoguga, et võib-olla jätaksime selle opositsiooni ja koalitsiooni mängimise hoopiski ära ja vaataksime, kuidas kohaliku elu paremini ja inimväärsemalt korraldada. Arvatakse nii, et seadused määratakse Toompealt, et ega neil ei ole midagi teha, kui ainult hääletada või mängida mingit vallavõimu.
tegelikult see päris nii ei ole. Ütleme, Tarmo Kruusimäe linnavolikogus ja Andres Ammas ka linnavolikogus, et te ju teate, kuidas see täpselt käib, mis siis ikkagi õnnestub endal määrata, kas või need samad, kas või see, kuidas eelarve jaotused on täiesti volikogu ja vallavalitsuse pädevuses ja ka, ütleme, maamaksu määr. Kas maamaksu tõsta, kas maamaksu langetada, siis kas või selline toiming, nagu on jäätmevedu, mis meil on korraldatud 3 vallaga kokku, mille üle oli samuti kohutavalt vaidlusi, sest maainimesed kõik allus leidsid, et kõik põletatakse ära, kõik aetakse ahju või lõkked ülesse või visatakse kuskile või viiakse linna prügikastidesse. Aga nüüd on lõpuks neid jäätme korjamise või andmise soovijaid nii palju, et kogu aeg liitutakse lepingutega. Nüüd, mis meil siis niisuguseid huvitavaid asju veel on? Huvitav on see, et meil asuvad hooldekodu ja lasteaed juurus ühes ja samas hoones, ainult eri löövides. Ehk siis, kui on suvi või ka kui on talv, siis hoovi peal saadakse kokku. Ja oli väga palju skeptilisi inimesi, et mis te teete, hakkate seal laste elu raskeks tegema, et vanad tuleb eraldada, et jätte niisugune võigas ja jube jutt tegelikult. Nüüd on kõik õnnelikud. Ja selle mõtte teostas tegelikult ja viis läbi vallavanem Margus Jaanson. Nüüd on hooldekodule võrdlemisi suur järjekord ka väljastpoolt valda. Ja miks see siis nii hästi kõik toimib? See on jälle inimeses kinni, et kui on head juhid, siis asi läheb käima ja asi toimub. Siis, mis meil on üks huvitav asi, et ma siin tuletan meelde, kunagi Jüri Talvet kirjutas Eesti Päevalehes, et miks Eesti pärast taasiseseisvumist, miks ei lähe asjad kõik nii hästi, nagu nad lähevad. Ja tõi järelduse sellepärast, et kildile on tõstetud kõik see, mis on materiaalne. Ja tal oli jumal õigus. Tundub niimoodi, et kohe, kui sa hakkad rääkima, mulle näiteks praegu see meeleolu, mis siin valitseb, see tuletab mulle kangesti meelde aega 20 aastat tagasi Eesti Kongressi aega. Kuigi see ei ole see aeg. On uus aeg, on moodne aeg, on hoopis teistmoodi tuleb rääkida, siis ei olnud isegi mobiiltelefone, ütleme niimoodi. Kirjutati rohkem ja nii. Aga see tunne ja see vaba olemine, vaba rääkimine ja see usalduslik õhkkond, mis vabas isamaalises kodanikus on, see on olemas ja see on kõige rohkem vajabki Eesti just seda vaba dialoogi. Seda on ju näiteks Väikses vallas väga hästi näha. Ega sul ei ole üldse mõtet sinna kaardil ülespoole Tallinnasse vaadata. Sa ei jõua seal kuskile, Rahandusministeeriumis saadetakse sind tagasi ja öeldakse, kusjuures ollakse kokku kutsutud, eks ole, arutame eelarveid, et neid, mis puudutavad riiki, arutame eelarveid. Siis kui sa lähed sinna, siis öeldakse niimoodi, kui teil on teisi arvamusi, siis ärge parem koosolekule tulge. Me tahame lihtsalt teile tutvustada, mismoodi tuleb teha. Kindlasti see ei ole õige niimoodi. Nüüd me oleme siis, nagu juba ütlesin, me oleme väga kihelkonna usku ja me niisugust haldusreformi, kus räägitakse liitmisest ja vahutamisest, me seda eriti ei poolda, me ei saa sellest aru, mis asi see on. Me pooldame riigireformi ja nüüd mina olen muidugi süüdi, et ma ei ole kogu Vikile saatnud seda Raplamaa 20 vallajuhi allkirjaga pabereid, aga Andresel, Ammasel on need olemas ja ma luban siis saata teistele ka. Nüüd, mis ma peaksin veel ütlema, on see, et me oleme praegu niisuguses ajas, kus meie siin Vikis räägime tõesti väärtustest, aga mõnigi on minule öelnud ja isegi mõni mu hea sõber.
kuulge, mis asja te räägite neid väärtusi ja siis isegi tuletate meelde seda põhiseadust ja et sinule meeldib seda Eesti Kongressi veel rääkida. No kuulge, need ajad on ammu läbi. Mis aated, elutaad elamist. Vaatame ikka edasi, kuidas sinna müüa, kuidas paremini, mis Euroopa Liiduga ja nii edasi. Ehk siis, kui sellelt põhialuselt nüüd jõuan mina ka ikka uuesti selle põhiseaduse preambula juurde, et milleks riik on loodud ja ta peab tagama rahvuse ja kultuuri säilimise, siis mu üks põhiväiteid on see, et võib-olla tegime me juurus õigesti ja teeme juurus õigesti seda, et meil kultuur on järjekorras tähtsuse, väärtuste järjekorras number 1. Kõik, mis puudutab kultuuri korraldamist või mingi MTÜ sellelaadset loomist, mis tegutseb, laulava tegemist, mis meil on ka, silmapilk, see saab esimeses järjekorras toetuse. Ja alguses seda eriti ei aktsepteeritud, ka volikogus mitte. Aga mis te hakkate jälle oma kultuuriga siin jamama, et arutame parem seda, et lasteaia kohti oleks rohkem vaja. On muidugi vaja, aga nüüdseks on kuidagi inimesed aru saanud, et tõesti kultuurist laias mõttes, sinna kuulub muidugi haridus, sinna kuulub sport ja kõik, sellest saabki asi alguse. Aga ega seda niimoodi ei seleta, et sa lähed kõnetooli, kus mina praegu olen, aga ma ei pea midagi seletama, ma lihtsalt katsun rääkida, et meil on mõni asi juhus hästi läinud, vaid seda peab pikalt laialt inimestega arutama. Küll tänaval, küll saalis, küll kirjade teel, küll ajalehes, ma mõtlen valla ajalehes, sest inimene peab ise jõudma veendumusele, et nii on kõige parem. Niipea, kui keegi hakkab talle kuskilt parteikontorist mingit udu pähe ajama, siis vähemalt juurus seda udu küll vastu ei võeta. Seal on nii skeptiline rahvas, et mahtrageenid on sees ja seda ei võeta tõena. Ja siis ma kõige lõpuks tuletan meelde ühte uuringut, et kui avatud Eesti fond ja sotsiaalteadlased, see oli vist 2010 lõpus, kui see uuring tehti, selle nimi oli demokraatia ja rahvuslikud huvid. Ma ei tea, kui suur oli see küsitlejaskond, aga arvatavasti küllalt suur ja selle tulemuste põhjal selgus, et Eestil on ikkagi väga palju arenguruumi veel, sest 2/3 ekspertuurimus küsitlejatest vastas, et Eestis demokraatia edasist arengut takistab Eesti kodanikuühiskonna nõrkus, ehk siis, kui me selle tõlgime nüüd päris lihtsasse eesti keelde, selle ühiskonna puudumine. Ja minu kindel usk on küll selles, et vabaisamaalise kodaniku roll Eesti ühiskonnas täna on veel palju suurem, kui meie igaüks eraldi ja kõik koos suudame seda ette kujutada. Ainult, et see on nagu tilgad kukuvad kivi peale, et nad pikka mööda, tuleb see süvend, mida me tahame ja mida me ootame. Me oleme see väike kodanikuühiskonna selline väike mudelikene, vaimne ühendus inimeste vahel ja selle ühenduse süvendamine, kus üks inimene teist mitte ainult ei kuula, vaid ka kuuleb, on tänapäeva tänase Eesti kõige tähtsam probleem. Ja olgem optimistlikud, et me aitame sellist uut Eestit, teistsugust ja paremat Eestit, põhiseaduse Eestit omalt poolt kaasa siis luua. Aitäh! Aitäh, Sirje! Palun! Tuletaks meelde, et 20 aastat jahvatame haldusreformis ja nüüd ma küsiks, mis väärtus on selle Turu vallal ja üldse väikevaldadel, mis on üle 200 liitrist. Näiteks mina käisin koolis 5 kilomeetrit jalgsi, nüüd on autobussid.
Meil on maakond olemas, olen mul sinna ka asja, olen mul vallavalitsuse asja ja võt siit küsimus, mis väärtus on väike valdanud, miks seda haldusreformi ära ei tehta, samas kui valitsev partei võib pooliku krõpsi kinni panna, aga haldusreformiga jahvatab 20 aastat. Teie olete küll Kiisleri partei mees. Tegelikult ma ise kuulun ka Jürgi, nii et... Miks ei ühine? Ütleme niimoodi, et ma kordan veel kord üle. Meie juurus ja ma isiklikult olen väga kihedama usku. Kui 1925, võib-olla mõni kolleeg parandab mind, kui kihelkonnad Eestis kaotati ja hakati siis nii-öelda vallapõhiselt tegema, siis ma arvan, et võib-olla see ei olnud kõige targem samm. Me oleme seda usku küll, aga ei arva, et peab kuidagi väevõimuga kihelkonna piires taastama selle kogumi, mis kunagi oli. Näiteks siis meil tuleks juuru osa Kehtnast, Kaiu osa Kõuelt ja me saaksime selle, vaat härra, teie kindlasti peaks selle kihelkonna kaardi võtma, ma arvan, et näha, mida tegelikult ma püüan öelda, et ega samamoodi, juurus on tore küll, aga samamoodi ikka jätkata päriselt ei saa tõepoolest. Aga ei saa ka niimoodi, et Kiisler või keegi ja valitsus ütlevad, et ahaa, nüüd me teeme haldusreformi ja kõik maakonnad on nüüd edasi valvad. See ei lähe mitte kohe. Ja mina ei kasutaks üldse enam sõna haldusreform, ma räägiks ikka sõnast, lähtuks sõnast riigireform. See peab hakkama inimesest endast peale ja jõudma siis sinna erinevate väike või suuremate valdade tasandile välja. Ja selle aluseks on see, et kuulamist teine inimene sulle räägib, võta ta vastu, kui ta tahab tulla sinu juurde rääkima. Aitäh! Aitäh! Kas on Sirjale küsimus? Palun! Rahva omavalitsusjuhtide kirjast, et see kõlas väga protektsionistlikult, et ärme muuda mitte midagi, see tuletab meelde eelkõneleja või Andres Herkeli jutu toiduvahelast, mida tahaks katkestada, tahaks oma ametis ikkagi jätkata, või siis ühe eelkõneleja ütles sellest, et on kuvandi ja kergestada teha mitte midagi muuta. Ja tuleks ju selleks, et säilitada, tuleks muuta. Hea näide on selle Kaiküla-Valtsa kõrval, mis minu teada on pankrotis. Ja samamoodi võib juhtuda ka nende teiste väikevaldadega, et miks te olete muutuste vastu? Ma enda meelest ilmselt, ma olen küll ülikoolis õppinud just eesti keelt ja kirjandust ja ajakirjandust, aga paistab, et mul on veel väljendusega raskusi sellepärast, et ma kordan üle ühes lauses, et vastupidi, ma olen muutuste poolt. Ma olen isegi väga muutuste poolt. Ja see omavalitsusjuhtide kiri koosneb ainult selles, et on kaardistatud probleemid ja öeldud, mida tuleks edasi teha, et muuta Eestit. Ilma muutmata üldse me ei saagi paigast ära. Fakt on ju ka selles, et Vikk püüab muuta Irli. Miks me seda varjame? Me ju tahame ju muuta Irli tegelikult. See on meie peamine eesmärk. Ja küll me muudame ka muide. Ei ole kahtlust. Aitäh! Proua oli küsimus. Jah, palun! mida ta tegelikult tahab. Ja see laps oli küllalt rumal ja ebakonventsionaalne ja ta ütles tõepoolest, mida tema tahab. Aga meil riik oma küsitlustes, oma nõunikega, oma igasuguste, statistikaga, ta ei küsi iialgi nende inimeste käest, kellega midagi tehakse, mida nad tegelikult soovivad, mida nad tegelikult tahavad. Mitte keegi ei küsi seda, ka omavalitsused ei küsi seda. Ja nende tahtmised, nad ei julgegi midagi tahta. Nende mõte jääb seisma. See on umbes nagu, raadiotädi läheb laste juurde, küsib, kuidas koolis läheb? Hästi. Kas teie õpetaja on hea? Jaa. Vaat niimoodi käivad need asjad. Aga kui te lähete 98-aastase vana inimese juurde, kelle elamistingimused on jubedad, ja küsite ta käest, et kas ta tahab vanadekodusse minna, ta ei taha, aga ta ütleb seda, et jaa,
sest ta ei tea, et ta teisiti tohibki vastata. Kui ta läheb ühe 76 kroonise eurose toetuse, see on toimetuleku toetuse saaja juurde, see inimene elab oma elu, ta on elus olend ja ta mitte ainult ei söö seda raha, vaid tal läheb vaja ka mitte retsepti ravimeid. Ta elus võivad toimuda igasugused apsakad ja muutused, nii et talle jääb ainult 20 € järele söömiseks. Ja kui see inimene on, ütleme, üleminekuperioodis, nagu mina näiteks 60-aastaselt, ja sa ei saa vajalikku toitu, siis lagunevad su kondid, kui sa ei saa vajalikke rasvu, siis toimuvad sul siin ajus igasugused närvide muutused, närvi pealmised kihid hävinevad, sa võid jääda Alzheimeris, mis iganes. Sa oled pidevas stressis, sa oled depressioonis, sa saad oma vähikätte, sa sööd ebakvaliteetset toitu, sa ei saa vitamiini. Niimoodi, no kuhu me nüüd oleme küsinud? 20 aastat on möödas, aga mis on muutunud? Et kuidas ükskord võiks nagu hakata küsima inimeste käest, mida nad tegelikult tahavad ja anda neile see võimalik, minna selle vana inimese juurde ja öelda, et mitte ainult seda, mida sa tahad, aga mida sa usud, et sa võib-olla ei saa, aga tõesti seda taha ja et need küsimused ja vastused jõuaksid nendeni, kes seda tõepoolest hakkasid tegema, mitte jääks kuskil omavalitsuse liidrite või jupi jumalate kätte, kes siis määrab tegelikult olukorda. Mina oskan teile vastata ikkagi nii, et minu esiteks nendest eluaastatest saan aru, sellepärast ma ise olen ka, mis saavad teatud aastates. Võiks ju olla noorem, aga midagi pole teha. Et kõik algab peale sellest, kuidas inimesesse suhtutakse. See, mida teie praegu esile tõite, Juuru vallas ei ole see probleem. Ma kutsuksin kõiki, tulge ja registreerige ennast Juuru valda ja vaadake, kuidas me elame. Meil on need asjad kuidagi niimoodi inimlikult lahendatud. Ütleme, see, millest te rääkisite, meil on üks tubli sotsiaalnõunik, kes puhab kogu aeg autoga ringi, küll viib arsti juurde, küll viib sööki. Ja siis, kui tema käest midagi küsida, kuidas sellel perel läheb, ta teeb sulle 5 leheküljelise ettekande päevade kaupa. Muuseas, ega ma ise ka ei uskunud, et see mudel Juurus hakkab nii hästi toimuma, et me alustasime mitte tähtsalt oma väärtuste ja kõrgete, isegi mitte põhiseadusest me ei hakanud rääkima, vaid me võtsime kokku külade esindajad, see just, mis ma rääkisin, ja ütlesin, mida te tahate, me ütlesime, küsige, öelge ja meie hakkame seda teostama. Ega ma ise ausalt öeldes ei uskunud tõesti, et mudel hakkab toimima, aga see hakkas. Ja nüüd on see kuidagi vaikselt läinud ka üle maakonna ja ma ei taha sugugi öelda seda, et on mõned inimesed, näiteks mina läksin ja siis kohe, ei, meie koos, see kogukond koos, ainult koostöö, ainult ühistegevuse vaimuga üksteist ära kuulates on võimalik, no ütleme isegi vanadusest üle olla, ma arvan seda. Me võiks, mul tekkis, kuna mul läks olla, te vist teate, et ma olen ka teise jalaga või ühe jalaga olen kirjastaja. Muuseas välja on möödunud aastal ka ühe raamatu, mille pärast osa käis vaikselt tillis nurga taha ja sõimas. Annad välja niisuguse rüütliristi mehe raamatu, Aarad Nugisest on jutt. Et see on täielik äriidee, mis te pakute. Ma tegin praegu nalja, ma ei rääkinud tõsiselt. Ma tegin nalja. Need ametid tuleb hoida lahus. Vaat kui me sõitsime siia, me tulime koos Andres Ammasega ja siis Andres rääkis, et ta on Haapsalu volikogus revisjoni komisjoni liige. Ja mina ütlesin, et meil on Juurus ka muidugi revisjoni komisjon, aga sellel komisjonil on kõige igavam töö, sest meil ei ole mitte midagi revideerida, kuna mitte midagi ei tule välja ja siis volikogu ja vana valitsus peavad väevõimuga sundima, et revisjoni komisjon teeb oma töö läbi ja uurib ikkagi, kas kuskil on korruptsiooni või ei ole. Ja lõpuks see revisjoni komisjoni esimees sai vigaseks ja turutas keset volikogu koosolekut. No mida sa neid sunnid, me ju teame, et siin ei ole mingit korruptsiooni, võiks ju natuke olla midagi. Võid ei ole millest kirjutada. Palun, teha. Ja selle oluline küsimus. Mäletan, kui sa Riigikogus töötasid, et kummast tööst sa rohkem rõõmu
tagantjärgi võttes tunne, et kas sellest, mis sa seal juurus oled teinud, või sellest, mis sa Riigikogus tegid, viimases koosseisus, kus olid? No ütleme nii, et juurutöö on tulemuslikum olnud, sest et eks siin vihjamisi eelkõnelejad ka rääkisid, et parteipoliitika on järjest rohkem muutunud selliseks ja kindlasti Aimar võib seda ka kinnitada, et kui on otsustatud, et mingi eelnõu on ja selle eelnõu puhul Isamaaliit hääletab nii, siis väga eraljuhul sa võid hääletada kuidagi teisiti. Ja kuna neid eelnõusid on palju ja see poliitika on suur, siis ja puudub tahe teha seda inimkesksemaks, siis Riigikogus eriti ei õnnestu midagi ära teha. Aga kui te lubate, ma tooksin, ma ei tea, kas see on viisakas või mitte, aga meiega käis kohtumas Urmas Reinsalu juurus. See oli vist novembrikuus või millalgi. Ja tema tuli nii-öelda, tore inimene, eks ole, viisakas, arukas, tark, seotud ära ostmatutega, mis siis ikka tuleb inimestel vigu ette elus. Ja tema tuli ja ütles, umbes nii, et võt nii ja meie otsustame nii ja siis teeme nüüd nii ja rääkis oma pika jutu ära ja siis vaatas kella ja ütles, et tal on nüüd aeg läbi. Mille peale meie vanavanaga ütlesime, et mis selle kohtumise eesmärk üldse oli, et võib-olla meie räägiksime ka. Ja siis me rääkisimegi ja ta lahkus nagu teistsugusena. Tõsi, ma pean ütlema küll seda, et ta kirjutas hoolega terve hulk asju üles ja ütles, et tasub neid kohe lahendama koostöös koalitsioonipartneriga, aga siiamaani ei ole me küll kuulnud, et midagi oleks lahendatud. Ma ei taha mingil juhul anda talle halba hinnangut, sest inimesel on küllaltki raske elu ja kandideerimine partei etteotsa on ka üks väga raske toiming. Kas teie Juuru valla eelarve on ilusti tasakaalus? Meil oli möödunud aastal 2 positiivset lisaeelarvet ja meil on ta isegi väga tasakaalus, jah. Ülelaekumised? Ma ütleks nii, et meil on huvitav vallavanem. Tema tuli ärist. Tal oli ehituskaupade äri, tal oli algus ka Tallinnas, hiljem jäi see ainult Raplasse ja tema puhul oldi väga skeptilised, et tal ei ole äri huvidega, siis otsiti, kas ta kuskilt midagi veab ja mingeid põldu kuidagi teeb nii, et saab osta vallalt kuidagi vanade volikogude ajal. Ja nüüd on sellest samast inimesest saanud see, kes kuuleb, kui ta kuuleb sõna kultuur, siis ta ütleb, seda me raudselt toetame. Mis ma ütlen, et inimestes võivad toimuda ja inimesed kasvavad ja arenevad ja neist saavad tõelised riigimehed, et Juuru vallavanem on kindlasti üks tõeline riigimees, mille üle on hea meel. Meil oli viimane volikogu istung, meil on tavaliselt jõulusöömaajaga alati. Kirikuõpetaja on meil ka, volikogu liige, väga arukas ja tore inimene, Tauno Kibur. Ja oli eestpalve ja siis me istusime nii. Ja lõpuks oli ettepanek Markusel ja minul, et äkki igaüks räägib midagi, mis ta sellel aastal tundis, mis oli juurus, mis ta tahaks teisiti. Ja algus hakkas see peale väga ilusti, et kõik siis rääkisid endast ja kõigest. Ja lõpuks läks jutt nii isiklikuks kuidagi, näiteks meie keskkonnaspetsialist, kes on niisugune karge, rahulik loomes muidu, hakkas rääkima, kui väga tema armastab oma naist ja lapsi, et vana töö on talle küll tähtis, aga väga tähtis, aga ta ikka aeg-ajalt päevas mõtleb, kuidas neil seal läheb ja nii. Ja asi lõppes nii, et meie Karm, ka nooremapoolne raamatupidaja, pidas pika loengu, miks talle meeldib Juurus raamatupidaja olla. Ja see jutt lõppes nii, et ta oli täiesti pisarates, aga ütles ise ka, et rõõmu pisarad. Nii et niisuguseid asju tuleb ette ja minul on muidugi hea meel selle üle, sest ega ma ei ole ju kogu elu
teadnud kõike seda, mis ma tean praegu, see on see kool, kust me oleme läbi tulnud, Andres ja Aimar ja nüüd sinna kooli on astunud ka Sergei sisse ja Tarmo on seal sees ja kõik, kes me täna siin esineme. See kool kasvatab ka meid. Ei saa öelda, et keegi on ise kohta tark ja kõik teab. Me koos kasvame, igaüks eraldi, märka kasvada ja tunnista vigu. Kas ma küsin korra veel, et kui mainisite Margus Jaanson on teie vallavanem. Kas tema on enne matemaatikaõpetaja? Ei, see on üks nimekaim. Nimega? Jah. Aitäh, Sirje. Aga head inimesed, küsimusi võib esitada ka veel teistele senistele ettekandjatele ja siin vahel ka mõtteid vahetada. Meil oli kindlasti mitte nii, nagu see Sirje kirjandab ministeeriumis käigul, et teisi arvamusi tohi olla, me oleme õnnelikud, kui meile vastu vaidletakse. Nii, Ai. Aga minul on palve, et enne vaevalt rääkima, võtke ikka neid juurupabereid, kas minu pärast hea noortele ei lähe konservatiivne mõistega, tundub, et see on iganenud ja vanamoodselt kui tegelikult süveneda edasi, siis selgub, et see kaasaja konservatiivist tegelikult võiks olla paljuski lahendus selle probleemile. Aga äkki sa kirjeldad ühised mõisted asjad ideoloogilistes plaanis väärtustele noortele hea läheneb, mis on nendele sellised juhtideed, kui nad räägivad ja mõtlevad ühiskonnast? Esimeseks ma ütlen seda, et kuna noored eestlased eriti on niivõrd mobiilsed, et arvab palju reisivad, et tahavad õppida välismaal, ma usun, et peaaegu iga noort tahab õppida välismaal osavama elust. Ja see tähendab seda, et nad on tõesti avatud uutele kogemustele, nad on sallivad erinevatele kultuurigruppide suhtes, rahvusgruppide suhtes ja nii edasi. Ja mulle alati tundus, et siin ongi see väikene vastuolu olemas, sest nagu ma ütlesin, et Eestis konservatiivselt paistab olevat raskest ja võtab vastu avatud maailma väärtusi. Ja seetõttu võib-olla noored ei vaata selle peale kui vanameelse ideoloogia peale. Siinkohal ma ütles ka seda, et tegelikult on näha, et see avatus väga paljuski assotsieerub ainult liberalismi, mis tegelikult ei vasta tõele. Ja seetõttu võib-olla üldiselt arvatakse, et nooremad inimesed annavad näed Reformierakond edasi. Et siinkohal tegelikult ma ütles ka seda, et Eestis konservatiivide poliitika üks tuumikuid on olnud haridus. Ja kõik, mis on sellega seotud. Tegelikult see on ülimalt suur tähtis teema, mis on noortel just korda näha, sest see puudutab otseselt neid kuni 25-6 eluaastaks saamiseks. Ja üldiselt ma arvan seda, et jah, et kui vaadata näiteks Euroopat, siis see on olemas selline poliitiline vool, mida nimetatakse kristlikuks demokraatiaks. Sisuliselt see ongi selline progressiivne konservatism. Saksamaal see on väga suurt edu saavutatud. Ja kui me siin kohtusime just mina Avat Vabariigi MTÜ esimene kohtusin Bundestagi parlamendi liikmetega ja pikalt rääkisid sellest, et nende jaoks ka sellised vanused sotsiaalsed teemad ja kõik, mis on seotud immigrantidega, ei ole mingisugune tabuu ja nad ei arva, et need teemad kuidagi võivad väärata ja põhjustada nende baasväärtuste muutumist halvuse poole. Tuleb lihtsalt natuke rohkem vaadata Eesti seda rahvusideed näiteks Euroopa kontekstis. Et ma ei tea, et siin räägitakse sellest, et arvan, et multikultuursus Euroopas on lagunenud või täiesti kadunud. See oli 1-2 poliitiku sõna, aga see ei tähenda seda, et nende ühiskond ka seda meelt kuidagi muutuma jälle 19. sajandi rahvusriikides. Aitäh! Ma ütlen selle vahele, head inimesed, et oli juba juttu sellest, et
meie MTÜ Vaba Isamaali Kodanik ei ole mõistagi kuidagi suletud organisatsioon või mingi niisugune väga, ma ei tea, välja valitud liikumine, kuhu on tohutult raske astuda. Et kui siin saalis on täna neid, kellele meie poolt kõneldu ja need probleemid on südamelähedased ja tahab kaasa lüüa, siis nii kodulehekülje, abiga kodulehekülje on siin kirjas www.vabakoda.ee, sealt saab juurde lugeda meie MTÜ kohta ja saab lugeda meie liikmete seni avaldatud artikleid ja mõtteid. Ja ka täna siin samas kohapeal võib selle avalduse kohe ära täita. Üks oluline persoon on täna veel tutvustamata meie ühingu sellist paberimajandust ja no kõik, et meil kõigest korras oleks. Et kui tahta, üks asi korras on, siis tuleb ikka naisterahva kätte usaldada. Et Küüliki Kübarsepp, no ta on, kes hoiab meie asju ja selles mõttes väärib aplausiga. Ma ütleksin ka paar sõna, et kõigepealt ma tänan tohutult perekond Hallikut, Marika Sinit. Meie konverentsi algus oli tõesti selline, et ma vappusin koha. Pisarad tulid, sest mida ma siin näen ja mis on meie ühiskonnas puudu, on armastus ja hoolivus. Et kas me armastame oma Eesti riiki, kas me armastame meie perekonda. Et päris palju väärtused saavad ju algusega meie perest, meie lähimate käitumisviisidest. Et kui palju me oleme viimasel, 10-15 aastal sellele tähelepanu pööranud. Et me oleme kõik, ka mina kogenud noorena seda, et tuleb hetki aegu, kui vanemad ühendavad aega leiva lauale toomiseks. Ja siis jäävad unavusse need väärtused, mida me peaksime andma lastele. Ja mis on kõige suurem väärtus, on aeg. Ja ka Eesti riik on kui laps, kes vajab aega ja pühendamist. Et siin toodi ka mitmed probleemid välja meie ühiskonnas, kuid see vohab edasi. Miks see vohab edasi? Sest meil ei ole aega sekkuda, meil ei ole võib-olla tahet ja isegi julgust sekkuda. Me laseme sellele kõige lihtsalt juhtuda. Et ma võin enda auks just tuua selle, et augustis ma avaldasin Postimehes selle loo, kus ma ütlesin otse välja, et Eesti liigub kontrollitud demokraatia poole. Ajalehe pea arvamustega, et Neeme Korv tänas südamest, et lõpuks keegi tuli ja julges selle välja öelda, sest tema hinnangul Eesti ühiskonnas toimubki selline tendents. Ma olen ise ka elukutselt, eelmise elukutselt olnud nii-öelda toitumisahela liige. Ma pean ütlema, et need inimesed, kes tahtsid, et ma sealt lahkuksin, ei tajunud seda, et ma olen palju vabam inimene. Ma saan välja öelda seda, mida ma tahan. Mul ei ole seda probleemi, et kas ülemus saab riivatud mingisuguse väikse naga pärast või mitte. Ei, nüüd tulen mina asjad enda oma naga. Ütlen seda välja, mis ma pean, et ühiskonnas oleks õige ja teen seda, et meie ühiskond ei läheks sinna, mida Andres siin eelnevalt viitas, et siis idariikide me pöörduksime tagasi idariigi kultuuri, poliitilise kultuuri õppe tagasi. Seda me ei tohi lasta juhtuda. Mina selleks ei ole valmis. Homme on ka Kaitseliidu õppused, kaaslased naeravad, et me teame, kus sa elad, et kui jamad tulevad, siis me teame, kus on relval inimene. Et kaitsmine algab meist endist, meie enda hinges ja ma kutsun neid kõik üles, et üks võimalus on liituda meiega Vaba Isamaalise kodanikuna. Teine võimalus on ka oma lähikondlased, sõbrad kokku kutsuda, kas või rutiin korraldada kord kuusi kokku saada ja arutada maailma asjadest. Et me õpiksime ja harjuksime arutama, siis tuleb lahendus. Nii lihtne see vist on. Aitäh. Palun. Kas need saavad ka astuda teie liikmeks, kellel e-posti ei ole? Ikka saavad. Mul on siin avaldused kaasas ka, et saab ka ilma.
kas see oli küsimus? Sa veel küsimusi kirjuta? Ei ole. Ma kohe annan ka sõna edasi. Külliki jutt ühest Postimehe artiklist tuletas mulle meelde tänase Postimehe juhtkirja, mis räägib kõmsest väärtustest, kes pole veel jõudnud lugeda. Milline on, ja tsiteerib Jaroslav Hašekit, milline on siis ideaalne inimene. Jumalakartlik, vooruslik, õiglane, tagasihoidlik, vapper, aus ja töökas. Kõlab väga tänapäevaselt. Hašek ütles, et selline peab olema ideaalne tentsik. Aga mis see poliitik ja muud on, kui ühiskonna teene? Nii et ei midagi uudised väike seal. Aga nüüd ma annan sõna ja publikule palun. See jutt, mis käis liiklusseaduses paragrahv 5, ma olen kindel, et siin on suurem osa liiklejad. Ja see on muidugi häbi, kui nemad ei tea seda paragrahv 5 ja seda hullem häbi on Riigikogule, kes on selle vastu võtnud. See punkt on rahvuslikust huvidest. Õpite ta selgeks pärast, et teine punkt oli 20 aastast. Toon teile näite. Vanaema sai Eesti Vabariigi kodakondsuse. Ema sai kodakondsuse. Isa ei saanud, lapsele ei andnud Eesti kodakondsust. Ema suri ära, laps põhimõtteliselt ei võtnud. Nüüd see lapsel on juba omal lapsed, see on tähendab kolmas põlv. On selge. Ja kolmas on siis pedofiiliast. Pedofiilia probleemid on minu eest IRL-ist hakkasid peale. Aitäh. Veel siin üks sõnavõttu rohki. Ma vaatan, keegi alguses seda pärast, et veel rääkida, aga ma ei mõtleta, kes see oli. Ära, palun. Ma ei kahtluse selliste küsimust, aga sellest lõpeb ja absoluutselt. See MTÜ on siis riiklik protestiliikumine ja ma saan aru, on olnud mõned asjad, mis ERL-is ei ole meeldinud ja tahetakse hästi pakata. Ja ma olen näite ja võib-olla sa ütled, et kas see on siis selline asi, mida tuleks parastada. Jah, et näide on selline, et kui on piirkonna valimised, siis selleks, et saada piirkonna juhatusse on vaja umbes 25 häält. Ja on võimalus saada siis meil niimoodi, et kaks osakonda lepivad omavahel kokku. Meie 10 inimest hääletame nende poolt, teie hääletage samade poolt ja nii need soovitud inimesed kahest osakonnast moodustavadki piirkonna juhatuse. Sest ülejäänud inimesed hääletavad ilma kokku leppimata, nende hääled lahjenevad ja hajuvad. Nõnda siis need, kes omavahel leppivad kokku, nemad osutavad valituks ja nõnda ka järjest kõrgemal tasemel. Et kas sa näed sellest probleemi või ei näe? Kõigepealt, ma pean seda vaba isamaalist kodanikku küll mõttekojaks. See on mõttekoda, mis tegeleb ühiskonna asjadega, mis peaks tegelikult töötama välja ideid, mida siin juba poliitilised erakonnad võiksid ka kuulata ja aidata ellu viia. Ja ma arvan, et ka vaba isamaalist kodaniku liikmeskond on kindlasti palju laiem kui ühe või teise erakonna liikmeskond. Siin on inimesi, kes ei ole erakonna liikmed. Aga loomulikult peame silmas küll teatud maailmavaade. Jah, me peame silmas, et konservatiivne, konservatiivne maailmavaade on väärt seda edendada ja see mõttekoja mõte ongi. Sinu teisele küsimusele kogu see erakonnasisene häälte kokku klapitamine on mulle sügavalt vastumeelne. Kogu aeg olnud vastumeelne ja ma pean seda äärmiselt kahetsusväärseks, et meie erakondade poliitiline kultuur, ma arvan, see ei ole vist tule nii redis või võimalik ka mujal, uurimus käinud. Et see on kahetsusväärne. Ja erakonnast kahetsusväärne on see, et siis selleks, et külapidi seal siis vastu hakata, oled sunnitud ise kokku jõudnud. See ongi tegelikult, kuidas ütleme väikesed valed ja patud haaravad tegelikult kaasa. Et kui sa nagu lubad kusagil selliseid nõrkusid, siis sa tegelikult juba annad näpu kuratule. Et ma ei pea seda õigeks, ja pean väga kahetsusväärselt. Ja mul on hea meel, et me Isamaaliidus suutsime, kõik on juhtunud, loomulikult Isamaaliidus, aga me suutsime seda mingit määral ohjata, mul tundub. Aga praegu on see väga kahjuks kauplemine. Nüüd on küsimus. Väärtustest on küsimus.
siin käis jutt, et Savisaarele saadi näpp taha selle Kopli sadama suhtes. Aga nüüd siis, mis puutub sellesse, et mis nendel väärtustel erinevust on, kui nüüd elamistubadega ju müüdi ikkagi need sadamad juhtkondadele ja nendele elamislubad jälle ja seda ju IRL-i juhtimisel. Ma ei tea, kes rääkis sellest, et Savisaarele näpp taha saada. Tähelepanelikult olete ajakirjandust jälginud, siis see ongi väärtus häbiväärne ja me olemegi selle hukka mõistnud. Ei ole praegu partei on hukka mõistnud kedagi. Ja sellest me räägimegi, et me olemegi selle hukka mõistnud, see on häbiväärne. Seda teha ei olnud. Ei no, saunas naised rääkisid ka ja mina olin seal Mahtra kohvikus, ma ei saa seda rääkida. Siit laedadest räägi kõigepealt. Siit laedast ma kirjutasin sulle, aga sa ei suvatse vastata. Ei tule veel. Ma saan kirju 10 päevas ja võib-olla vastamata ka. Kõige hullem on see, et isegi ei suvatse märki panna. Ma kas vastan teie küsimusele, mille te esitasite, kas see puudutas elamislubavat skandaali. Et mis puudutab seda, siis ma olen korduvalt tähelepanu juhtinud sellele, et Isamaa Liidu puhul on liikmete terav eetiline reaktsioon olnud väga silmatorkav ja oluliselt jõulisem kui Keskerakonna liikmete puhul. Aga ma olen kriitiliselt osundanud ka sellele, et liikmete reaktsiooniga vähiselt ei ole sünkroonis olnud erakonna valitud organite reaktsioon, mis on olnud aeglane ja kohati liiga vähene. Ma ei saa öelda, et erakonna esimees Mart Laar oleks oma avaldustes midagi valesti teinud, aga erakonna valitud organid, sealjuures aukohus, on ilmselgelt aeglasemad ja vähem otsustavamad, kui on olnud erakonna liikmete reaktsioon, mis on olnud selgelt talunud. See, mis puudutab sadamaid, see on omaette küsimus, minu teada käib siin praegu ka uurimine, nii et siin on ilmselt oodata, mis sealt veel tuleb või